No mina olen ise 45-aastane, aga ma arvan, et mitte kunagi ei ole liiga vara mõelda selle üle, et kui te peaksite ühel hetkel ära surema, mis teist siis nagu edasi saab. Ja mina isiklikult olen selle peale mõelnud, ma ei taha kindlasti mingeid selliseid traditsioonilisi matuseid, kus kõik tulevad kokku ja halavad. Või õigupoolest ma täpselt sellele ei olnudki kunagi mõelnud, et kuidas minu matused peaksid siis välja nägema. Küll aga oli ma mõelnud sellele, et kindlasti ma ei taha, et mul oleks mingisugune kirst, et keegi kaevaks kuhugi augu ja mind lastakse kuskile pimedasse, sügavasse, külma ja tõenäoliselt märga ja ilma õhuta kohta. Et ühes ma olin kindel, et kui ma kunagi suren ja ma ütlen, et see juhtub minuga varem või hiljem, siis tahaks ma kindlasti põletusmatuseid, ma tahaks, et mul tekiks selline tuhk ja mis selle tuhaga siis peale hakata. Mul ei ole üldse see nii oluline elus olnud. Ma mõtlesin, et kui see tuhk ka kunagi tekib, et selle võiks võtta kas või ütleme Stockmanni hullude päevade kilekotti võtta ja visata see kuskile linna peale, Tallinna linna kesklinna laiali, et las ta läheb siis ja kuhu ta siis parasjagu peaks sattuma. Minu jaoks ei olegi nii tähtis, aga ma kindlasti ei tahaks, et minu tuhk satuks merre, kus on ka pime, külm ja märg ja kindlasti ma ei tahaks, et ta satuks kuskile vana tamme alla või metsa mingisugusesse hiide, mis ei ole ka minu südamele üldse lähedane. Kuigi ma ei olnud kunagi mõelnud sellele rituaalile, et missuguse rituaali peaks siis täpsemalt läbi viima, kui see surmkord tuleb ja kõigil on siis selline kurb nägu ees. Ma pöördusin 3 kuulsa Eesti inimese poole ja palusin neil sellist ebatavalist asja, et nad mõtleksid natukene selle üle, missugused võiksid nende matused välja näha ja kuidas see võiks olla kõik korraldatud ja kas nad on mõelnud üldse sellele, et kui nad surevad, kuidas see siis juhtub ja kas nad on selleks kõigeks valmis. Me saime päris huvitava arvamuste komplekti ja ma sain ise sealt ka väga hea idee, kuidas oma matuse rituaali läbi viia. No sa oled surma päris lähedalt näinud, sa olid selles autoõnnetuses, kus Dayan Ahmet istus sinu kõrval ja ta sai surma ja see riivas sind võib-olla sentimeetri kauguselt. Sa tundsid ta puudutust, aga päris pihta ei saanud. Mis tunne see on? No jah, ega seda ei olegi nii lihtne kirjeldada, aga selle surma kohal olekust ma sain aru kohe sel samal hetkel, kui meiega õnnetus juhtus. Ma võin seda nüüd kirjeldada niimoodi tagantjärele, et see oli midagi külma ja see oli midagi vaikus, nagu Hamlet ütleb, lõpp on vaikus. Tõesti, see vaikus, mis siis tekkis, see oli nagu, seda sai käega katsuda. Jah, ma olen väga lähedalt näinud. Sul oli suve haakul juhtus selline õnnetus, et sa jäid sõna otseses mõttes auto alla. Kas käis sul nagu elu korra silme eest läbi ka, et see võibki lõpp olla? Tead, see oli nii kiire, pauk ülekäigu rajal, läksin rahulikult ja äkki mats tuleb siit auto. Mitte mingeid muud asju ei ole olnud kui ainult šokk, kohutav šokk, aga surmale ma olen mõelnud ka ennem, et mitte see, et mul nüüd mingisugune suur pauk käis, eks ole, et ma tundsin küll, et tagant järgi, et surm oli mulle lähedal. Oleks ma ühe sammu veel astunud, ma oleks täpselt auto ette jäänud ja siis oleks tulnud siit külje pealt puusaluud ja selgroog ja kõik asjad. Nii et lähedal oli, kondiklõbinat kuulsin, aga ei näinud. Mis tunne see on tegelikult inimesel, kui surm on lähedal? No mis tunne? Kui nii äkki juhtub, siis pole mingit tunnet, sest see tunne tekib pärast. Aga tegelikult surmale inimene mõtleb praktiliselt, kui ta on mõtlemisvõimeline üldse. Siis kui ta teab, et ta on sündinud ja ta teab, et ta sureb, sest elu kõige lühem loosung on sünd, probleemid ja surm. 3 sõna, see ongi elu. No kas sinul on nagu ebameeldiv või kuidagi on sinu jaoks tabu, kui sa peaksid mõtlema oma surmale iseenda matustele? No siin on hea nüüd rääkida praegu kabelis, mille mina olen kõik kujundanud ja teinud ja Usuteaduste Instituudi kabel.
ei ole, see on tavaline mõte, see ei ole midagi erilist. Vaata see sellepärast, et ma tean, et see toimub ja miks mitte sellele mõelda. Ma ei suurenda mingeid niisuguseid hirme või see on kõigil, sest mul ema suri minu käte vahel, ta oli kodus, keda haiglasse enam ei võetud, panin tal silmad kinni ja siis tundsin, kuidas energia lahkub. Tähendab, energia lahkub, sest see, mis meil on kondid ja liha ja see, mis järgi jääb, eks ole, see enam ei ole minu ema, see on ema keha, kest. Aga energia ehk elu energia lahkub inimesest ja see on see ja seda müstifitseeritakse, aga tegelikult see on see energia, mis hoiab koos kogu universumit. Ei ole, voodi on tegemata, minu meelest on keegi siin maganud. Aga täitsa kummaline, et kirst päriselt teebki seda häält, nagu filmides näidatakse, et kirstud teevad. Ja, väga hea. Ma sai tunne natuke sellist fataalsust, kui sa pead endal kirstu välja valima sinna sisse ronimat, et ebausk, et võib-olla see juhtub minuga siis. Me tegime kunagi sõjafilmi 83. aastal Neulandiga Requiem ja seal oli rekvisiidiks meil ministrite nõukogu tammekirst, kus Sulev Luik pidi lamama kaadres ja alguses me nagu pelgasime seda, aga siis lõunapausid all me juba hakkasime purelema selle pärast, kes saab tukkuda kirstus. Ja seal tekkisid nagu väga kultuursed mõtted ka, ikkagi paratamatult sa mõtled oma elu peale natuke ja selline matuse foon mõjub vaimselt väga viljastavalt. Mulle meeldivad matused viimasel ajal, sest meie kiires ajas on see äärmiselt hea võimalus natukene oma elu üle järele mõelda ja ta tõstab, sa oled tõstetud, sa oled emotsionaalselt tõstetud ja sa oled sunnitud. Mis sul seal ikka teha on matusel eriti, eks? Ja siis sa väga targad mõtted tulevad pähe. Kas sa oled mõelnud, missugused võiksid sinu enda matused olla? No, tänu poja surmale on mul see krunt olemas, sest ma sain Rahumäele krundi. Mul ei olnud kohta, kuhu poega matta ja siis ma sain selle krundiga niimoodi, et ma helistasin sinna, kes jagab neid kohti ja ütlesin, et tahaks nagu poega matta, pole krunti ja ütles, et aga me ei saa seda krunti anda, et seal on 6 kohta. Ma ütlesin, teate, vabandage, aga ma tahan ise ka sinna maetud saada. Ja siis oli 2 sekundit vaikust. Härra Arrak, kuidas me saame teile matmiskohta keelata? Ja siis ma selle poja kaudu sain ka endale matmiskoha. No see on niisugune väikene nali. Mitte nali, aga tundub naljana. Ja mis ma olen mõelnud? Oma matusest mitte midagi, see on teiste mure juba. Sellepärast, et nii palju ainult peab iga inimene mõtlema, et testament on vaja teha. Ja minu arust kõik inimesed võiksid kiriklikud matused teha. See on väga ilus ja väga kosutav mõelda seal. Muidugi on ka selliseid inimesi, kes määravad ette näiteks peie, laua, kõnede järjekorra. On igasuguseid tüüpe, sellepärast, et nad võivad isegi ette määrata, millist toosti öeldakse. Sest purjus peaga peiedel võidakse öelda ka kadunukese terviseks. Ja on ka nii juhtunud. Kui ma olin lavakunstikateedri tudeng, siis lavakas õppimine on ju üks, iga erialatund on ühe suure mäekuru ületamine tegelikult. Ja iga tund oli seotud kohutava närvipingega juba sinna tundi minek ja kõik ja siis vahel sain ma väga sugeda näiteks Merle Karusoo käest ja siis ma mõtlesin, nii, nüüd ma suren ära, siis minu kirst pannakse siia Toompeale siia lavakunstikateedri musta saali ja siis te kõik nutate ja sina, Karusoo, nutad kõige rohkem sellepärast, et sinu pärast ma ära suren. No niisugust lollust mõtlesin, et see oli nagu endale lohutuseks, et kuidagi sellest hirmust üle saada sinna erialatundi minna. Aga see muutub ajas, et ma ei mõtle sellele või
ma ei taha sellele mõelda, sest ma mõtlen, see ei puutu minusse. Kui mina olen siit ära läinud, siis on see nende inimeste asi, kes minust maha jäävad ja kõige rohkem, miks ma ei suuda sellele mõelda, tekitab minus meelehärmi see, et mul on kurb nende inimeste pärast, kellel on selle pärast kurb, kui minu nimi on nüüd niisugusel kujul siin tahvlil, et mul on nagu mahajääjate pärast kurb. Kaua sa kavatsed elada? No üldiselt ma kavatsen elada nii kaua, kuni ma saan töötada ja kuni ma kavatsen elada nii kaua, kuni mõistus selge on, aga mitte lihakott ei liigu. See on nüüd lollilt öeldud. Kondid ka muidugi, kondid ja liha. Tähendab lihtsalt vegeteerida, nagu on see lause taime moodi elada. Siis võiks alastussurm küll olla, kui valitsus seda heaks kiidab. See on väga keeruline, seda võidakse kasutada, et testamenti kätte saada. Öeldakse nii, et see on juba vanamees on nii läbi omadega, õekene anna pritsi, sest tal on 3 maja kuskil. Oled siis oma testamendi ära teinud? Olen. No me saame siu surma tegelikult siin lavastada, sul on selline, ma ei tea, ekstraordinaarne võimalus siis valida endale selline kirst välja ja proovida, kuidas see sulle sobib. See on näitleja elukutse eelis. Ma saan kõike elus proovida karistamatult, ka suremist. Mul ei ole selle vastu midagi. Aga vaata, missugune läheks sinu sellise meelelaadiga siis kõige rohkem kokku või kus sa näeksid, et sa lamad ja inimesed vaatavad, oi kui kahju, nii tore mees oli ja näed, nüüd kurat surnud. Nii ilus surnu, nii ilusas kirstus. Ma ei tea, nad tunduvad kõik päris puust tulevat ikka. Just on see must lepp, sinna peale kirjutatud. Must lepp, jah. Siin on tamm. Tamm, ega päris laminaati ei võtaks, jah. Ja siin on ka need tamme kirst selline. Väga ilus. Aga vaata, mis see maksab. 3548. Sellist mulle kindlasti ei osteta. See on suisa, näed, see on suisa sarkofaag, jah? Sarkofaag, jah. Proovime siis või? Proovime. Raske. Väga ilus. Ja ei teki sulle sellist tõrget, et kui sa nüüd pead räntsakile viskama pikali, et see on ikkagi kirst. Kui sa kruvisid kinni ei keera. Ma ei keera. Klaustrofoobia ikka kummitab aegalt natuke. Eks see peale võib heita niimoodi. Ma arvan, et võib. Ma võtan selle välja. Siin on mingid... Sa võid mu kinni katta ilusti. No ma katan su kinni. Jah. No ma arvan, et sellel on mõeldud, et selle inimesed... Oi, ma lõhun selle ära. Hulge. No. See sai lõhusid ära, sest ega siin tegelikult ju kunagi on ka päris inimene on sees siin. Nii. Ma ei tea, kuidas see käiakse siis selle peale? No vaat, et ma hea välja näeks. Päris usuta, tegelikult päris ebameeldav on ikkagi vaadata, jah? On, jah. Ei ole mõnus tunne, kuidas sul endal seal sees on? Väga hea on. Et kujutaksid sa oma elus... Nagu koju oleks jõudnud. Kujutad sa oma elus sellist situatsiooni ette, et sa päriselt niimoodi ongi selline situatsioon. Ma panen pool veel kinni. Alumine pool kinni ka, jah. See on nagu päris. Muidugi ma kujutan ette, see peab ikka väga ebaintelligentne inimene olema, kes arvab, et ta ei sure ära. Ausalt öelda. Ja ma arvan, et mul on plaanis teha kevadeks üks komöödietendus, siuke stand-upi-laadne komöödietendus, kus ma käsitleks hea meelega ka surma, sest nõudel oli nii lihtne nalja teha, vaenlane oli selge, kelle kallal hambaid teritada, aga minu meelest meie suurim vaenlane on surm praegu tegelikult, mis
ebakultuurne suhe surmasse ei lase meil elust piisavalt rõõmu tunda. Minu meelest peaks teda deheroiseerima ja kuidagi natuke maisemaks ja igapäevasemaks tegema, siis me tunneks elus suuremat rõõmu. Et surm ei ole asi, mida karta? No mida? Ei ole mõtet tekitada stressi asjade pärast, mille toimumist või mitte toimumist sa ei saa mitte kuidagi ohjata. Ausalt öelda. See ei ole sinu võimuses ju. Mida sa kardad sellest surmast? Ta tuleb niikuinii. Me vist tegeleme natukene vähe surmaga. Surmahirm on küll täielik raiskamine, aga surma karta. Aga surma peale mõtlema peab, sest siis me väärtustame elu seda rohkem. Kui me saame aru sellest võimalusest, mis meile on antud, see üks hetk niimoodi sünni ja haua vahel, et see on ju väga lühike, et me oskaks iga päeva hinnata ja õnnelik olla enda ja oma lähedaste üle ja selle võimaluse üle.